Aigarit teatakse kõige enam teadussaate Rakett 69 juhina. Ta on selle saate algataja, kohtunik, ülesannete koostaja ja saatejuht. Ta on tegelenud reaalainete ja reaalteaduste populariseerimisega üle 10 aasta. Ta kannab edasi samu väärtuseid, mis JCI, milleks on noorte leidrite kasvatamine ja neile eeskuju andmine. Saade Rakett 69 toob noored kokku, see annab neile julgust, see avab palju uksi, luuakse uusi tutvusi ja inspireeritakse nii neid noori, kes osalevad saates, kui ka neid, kes on teleri ees kodus saadet vaatamas. Aigar sai sellel aastal enda töö eest Valge Tähe 5. klassi teenetemärgi. Meie maailm muutub iga päevaga üha keerulisemaks, sest tehnoloogiat, mida vaja mõista, tuleb üha juurde ja juurde. Ja me mõjutame loodust üha enam ja enam. Ja tulevikus läheb meil hästi ainult siis, kui me mõistame seda, mismoodi loodus kokku käib. Mismoodi nii väikesed osad süsteemist, kui ka see süsteem tervikuna toimib. Ja loodusest saame me aru alles siis, kui me sellega tegeleme. Ja see asi, mida ma siin maailmas ajan, ma usun, et mis on minu missioon siin maailmas, on innustada inimesi tundma looduse vastu rohkem huvi. Sest mida paremini me loodust mõistame, seda helgem on ka meie tulevik, seda helgem on ka meie laste tulevik. Ja see, mida te minu ümber näete, siin see igapäevane tegevus on see, et koos oma meeskonnaga me seisame hea selle eest, et me tagame Eesti majanduslikku julgeolekut. Läbi selle, et kui sa lähed poodi, ostad kiloga kartult või meetriga viinerit, sa tahad olla kindel, et sa saad ikka kilo jagu kartult ja meetri jagu viinerit. Raketti me teeme selle jaoks, et innustada huvi noortes. Rakett 69 teadusstuudiot me teeme selle jaoks, et iga Eesti õpilane saaks kord 3 aasta jooksul Rakett 69 saate kogemuse. Neid õppetunde jagab elu mulle peaaegu iga päev. Ja tihti selleks, et tulevikus hakkama saada, me teeme plaane. Aga nagu on kunagi kord keegi küsinud, et kuidas ajada jumalaid naerma, räägi neile oma plaanidest. Et plaan ei vasta mitte kunagi peaaegu reaalsusele. Ja ma pean ennast sundima üles seadma tagasiside mehhanisme. Neid, mis annavad mulle märku, et ma liigun õiges suunas. Aga me tahame alati uskuda oma plaani, et meie plaan on see kõige õigem ja sellepärast me kipume suhtuma üleolevalt sellesse tagasisidesse. Ja vot see ongi elu suurim õppetund, et elu tuletab mulle meelde, et seda tagasiside mehhanismi on kogu aeg vaja. Muidugi nagu eesmärkide puhul ma võiks lahti võtta selle oma järgmise 3 kuu tööplaani või Metroserdi 12 kuu eesmärgid, aga see pole see. Et nende on üsna nagu konkreetsed asjad, üsna spetsiifilised asjad, et rääkida sellest, et me soovime siin automatiseerida oma tegevust, inimestele rohkem võimalusi pakkuda, inimeste töökeskkondada paremaks teha. Et need on jah, igapäevased tegevused, mis aitavad liikuda edasi, aga selline suurem pilt on kusagil kaugemal. Aga elus peab ikka mingisugune siht olema. Et sa teed ära midagi, sa liigud millegi poole, mida sa tõesti armastad, mida sa tahad, mida sa tegelikult tahad. Ja mõne suure asjaga võiks, enda jaoks vähemalt suure asjaga elus võiks ikkagi hakkama saada. Minu jaoks selge siht on see, et ma tahan, et inimesed maailmas oleksid targemad. Mitte selles mõttes, et nad teavad õpikutarkust rohkem, vaid saavad asjadest rohkem aru, soovivad asjadest rohkem aru saada. Eesti metroloogia keskasutust ma juhin selle jaoks, et inimesed saaksid kvaliteedi olulisusest, mõõtmiste olulisusest aru. Et inimestes suurema arusaamise ja soov rohkem aru saada, selle teadmise tekitamine, see on minu suur siht, mille poole ma igapäevaselt liigub. No reaalteadlasena kohaselt kõik tuleb panna valemitesse ja mudelitesse. Ja miks? Panna mudelitesse sellepärast, et siis meil tekib mingisugune ettekujutus sellest, kuidas maailm toimib. Õnnevalem on see, kui juhus kohtab ettevalmistust. Meil kõigil on aeg-ajalt õnnelikke juhuseid. Ja kui nüüd sinna juurde panna ettevalmistus, siis sellest saabki õnn.